Suure paastu esimesel pühapäeval kuulsime evangeeliumi, kuidas Jeesus Kristus viibis 40 päeva kõrbes. Jeesus Kristus tahab näidata meile, tegelikult me teame sellest, et väga raske loobuda mõnedest asjadest, millega me oleme harjunud. Ja isegi kui me loobume, siis kohe tulevad erinevad kiusatused. Väga raske ilma selleta, millega me oleme harjunud. Miks on niimoodi? On erinevad põhjused. Aga üks põhjustest on niisugune, et meil ei ole eesmärki, miks me peame loobuma. Muidugi on seletus, et tulevikust pärast surma on midagi. Aga see ei ole midagi, tänu millele me võime hakata elama uuesti. On vaja otsida tõesti niisuguseid põhjusi, tänu millele me võiksime elada vähemalt suure paastu ajal natukene teistmoodi. Tagasi kuulsin üht Teresa Avila lauset. Kui ma kuulsin, ma olen hämmastunud. Kuulake, on inimesi, kes ei vaja teisi inimesi. Ja nendel inimestel on kõige rohkem sõpru. Just nendel inimestel, kes ei vaja teisi, on kõige rohkem sõpru. Minu jaoks alguses oli väga imelik lause. Aga kuidas on niisuguse mõistudega nagu sõprus, armastus, aga pärast sain aru. Tõesti, kui ma vajan kedagi, kui ma tahan, et see konkreetne inimene tema omadustega oleks nagu minu oma, siis ma hakkan pingutama selleks, et saada seda inimest. Võib-olla hakkan manipuleerima, hakkan tegema midagi muud ja mul ei ole vabadust. Ma olen tegelikult selle inimesel kaugel. Sellepärast, et mul on vaja midagi temast. Aga sõber ilmub siis, kui ma olen tõesti vaba inimene. Ja see on väga tähtis, kui me oleme vabad inimesed. See ei tähenda, et me peame loobuma meie sõpradest, erinevatest asjadest, tegevustest. Aga peab olema meil niisugune vabadus, et kui need inimesed kaovad, olen ilma mõnede asjadeta, kui ei saa tegeleda sellega, millega ma tegelen, ma olen õnnelik inimene. Seepärast on vaja meil suur paast. Mitte selle jaoks, et me kannataksime, aga selle pärast, et me oleksime vabad inimesed. Ja iga meie loobumine, eriti suure paastu ajal, kui ma loobun Jeesuse Kristuse nimel, aitab mind kaasa olla vaba inimene. Ma ei tea, kas igaüks teie seast otsustas, millest ta loobub suure paastu ajal. Aga minu arvates on väga tähtis, et me püüaksime loobuda inimestest, et meil oleks rohkem sõpru, püüaksime loobuda tegevustest, et me suudaksime teha väga palju asju, loobuksime asjadest, et me oleksime õnnelikud inimesed. Me ei pea
loobuma füüsiliselt, aga peame olema valmis, et kõik, mis meid ümbritseb, kaob ära ja me oleme õnnelikud.